No nii, tervist, et mul on siin üks suhteliselt haruldane masin, et tegu on Audi RS4-ga. Siin on paar tööd vaja teha, et võtsin selleks mootori maha, et tundus lihtsam. Et esimene mure oli siin ketipingutiga, et see praktiliselt iga käivitus lagises, et siin eelmine omanik oli küll uued pingutit pandud, originaalid, aga noh, see auto on nüüd mõnda aega sõitnud jälle, et on jälle hakanud läbi minema see uus pinguti. Ja lahti võttes vaatasin, et ta oli vist mingi laojäägi saanud kuskilt, et see on vana koodiga, oli veel vana pinguti, et seal 2007 lõpetati nende vanade pingutite tootmine C-lõpuga siis, et nüüd on uued originaalpingutid esindusest. Siinpool on F-lõpuga ja siinpool on AS-lõpuga siis, et läksid uuema tüübi pingutid siis, et ma täpselt ei tea, mis siin muudetud on tehase poolt, aga ju nii peab olema siis. Teine mure oli siin sooja mootoriga tegi survelaager tegi häält, et käigu hästi oli vaja ära võtta, et noh, nende pingutite jaoks ei pea mootorit maha võtma, aga noh, kaks tööd ühendades siis tundus lihtsam, et mootor maha võtta. Survelaagri jaoks ei pea ka mootorit maha võtma, aga siin, mis töö keeruliseks teeb, on siia peale käivad kuumaplekid ja neid kätte saada auto peal on suht keeruline, kui neid ära ei lõhu just. Et seda ühte downpipe'i mutrit siit keerata. Ja kliendi soov oli ka, et need downpipe'id ära teipida, et siin läheb suhteliselt kuumaks elu kapoti all. Et see auto käib ka viiliüritustel, aga selle eelmine omanik aitas seda tublisti kaasa. Ta pani siia vee ja metanoli vitse. Sellega saab sisselaske tempi madalamaks ja süüdet saab varasemaks keerata tänu sellele. Ja sealt tuleb siis jõudu juurde. Et kui ma kuskilt nüüd õigesti leidsin selle dünopaberi, siis siin peaks olema üle 360 kilovatti. Et esialgu piisavalt, aga kui pidevalt sõita, siis jääb kindlasti lahjaks. Aga rohkem siin vist ei olegi midagi, et siin läheb uus õli pärast. Ja see tuleb peale tagasi panna siin nüüd. Et mul need pingutid asjad on vahetatud. Aga siin ma veel vahetan veepumba ära. Ja hammasrihm läheb uus ja vända otsas imberlokis, et need tööd saab ka teha selle käigus juba siis. Et nüüd sai rihm peale, SKF-i veepump läks uus, see simber läks uus originaal, see alumine käbi läks uus originaal ja uus polt läks siia. See oli 200 Newtonit ja 180 kraadi kinni vist, kui ma nüüd õigesti mäletasin. Rihmadel märke ei ole, et käib siuke abinõu siia peale. All siit külje pealt käib siuke väntvõli lukustuspunn. Ja lukad omavahel paigas on siin lukapaku peal nooled ja nuka ratta juures on siin sälgud, et läheb paika omavahel. Vot, aga nüüd ma panen katted peale, klapikambri peale, need plekid teed ka siia peale. Toonvaipidele ja siis saab auto siia peale lasta, et saab mootori ja haiste vahele tagasi. Vot.
uut